Tere! Kallid sõbrad, ma olen nii ärevil, sest me oleme pealt üle 6 aja Tais olnud, aga me ei ole veel Tai turul käinud, mis on siin nagu tegelikult nagu Selver või ma ei oska öelda, Tai shopad või lihtsalt Tai turul. Ja maantee ääres on platsid, kus pannakse ehitatakse turg ülesse ja õhtul koristatakse kõik ära, valgust, kõik asjad kella 3-7-ni. Ja siin hakkab pista nii head lõhnad, oi. Et tädikesed kõik oskavad imehästi süüa teha, nad on päeval värskelt kukanud imemaitsvad toidud. Lähme vaatame edasi. Ja siin on igasugused põnevad rullikesed ja asjakesed ja paljudest on väga maitsvad. Võib-olla nähta, mis on nagu mingisugused hästi magusad või sellised puuviljad. Mango. Väga ilusaid mangosid ei ole praegu. Ma ei tea, mis erinevad sorti ja igasugused arbuusid ja kõik võimalikud troopilised viljad. Taid ise armastavad selliseid igasugustes lohkide otsas igasuguseid asju, mis on ka värvainatega kohati ja ma ei tea, meie neid ei osta. Tervishoiunõuded on siin ju täidetud, kõik siin nad ajavad nagu piitsaga neid kärbseid natuke ära ja ongi korras nagu. Terviseamet jah, kõiksugused võivad tulla ja siin need... Jah, lihtsalt piitsaga lükkavad, aga ma ei tea, mitte keegi kõhuhaigeks ei jää. Ja kõik on äärmiselt maitsev. Oi, näed. Rahvas valib siin grillribisid ja kõik. Hästi palju asju kukatakse koha peal, ma näitan teile kohe. Samas ta teeb, siinsamas ta paneb need igasugused asjad õli sisse ja vot nii käibki kogu tegemine. Ja ma ei tea, pootid on hästi puhtad, ära küüritud ja alati väga hoolsalt ja siin on värvainetega värsked sushid, erinevad sushid. Okei, no ega siis korralik riharaiu ja ühelgi Tai turult tehti suure kaku peale, aga muudkui tükkideks ja midagi teha, siin ta on ja igaüks valib, mis ta tahab ja kohe täpselt sellised tükid lõigataksegi, midagi on valmis ka. Kõik on lihtne, sirge, selge, kõik käib koha peal. No igasugu maitsvad toidud tehakse loomulikult, hästi maitsvad toidud. Leokarbid. Leokarbe, lähme edasi. Ole lahke, võta siit või võta sealt, kus sa taga tahad. Said maitsestatud need tokkide otsas asjad jälle ja siin on jälle see õli, mis deep fry, et ole see. No ja nüüd ta. No muidugi me ostame siit purtsuga tilli. Muidugi me ostame siit tipatriksi, salatit igasugust erinevad, igasugu rohelised. See on muide Morning Glory, see on hästi maitsev. Sojaga teha ja natukese õliga teha ära. Oi, vaat, mis siin on. Igasuguseid troopilisi selliseid asju, mida nemad oskavad hästi toidu sisse panna. Palju erinevaid seeni. Hästi palju erinevaid seeni on. Hästi palju valik. Me ei oskagi nende asjadega millegiga kõike pihta hakata. Ei tea me sellest nagu tegelikult, et kuidas neid üldse kukata. Me ainult oleme näinud, kui need toidu sees on, aga me ei oska nendega täpselt midagi hakata. Aga nii on. Järgmised. Ohutud kuhjad, värsked sibulad. Kõike head paremat, igasugu lehti, koriandrid ja igasugust selleri, pärki, kapsaspurki, tomatid, laimi, kõike, mis siis selline kliima võimaldab siin talvisel ajal, et sellest mõttes on muidugi hästi tore, et südatalvel jaanuari keskel sa ostad lihtsalt jälle järgmine ja lõputult. Riigil on jälle omad letid, omad müüjad, keda me juba aastaid teame ja nende käest need asjad ostame, aga palju põnevat on igal pool. Nojah, ühelt korralikult Tai turult ei puudu ka tantsivad niimoodi, muusika ei puudu. Siin peab ütlema, et see turud on tavaliselt, see küll ei ole siin, aga turud on tavaliselt templite juures, et see budistlik
mis ta on, religioon ikkagi või mingi ei, no öeldakse, et nemad ise ütlevad, et see on elustiil, et see on mõtteviis, see ei ole religioon, et budism ei ole religioon. Aga kes budistlikuks mungaks pole hakanud, see kaupleb veel. Ja kes ei kauple, see läheb mungaks nagu. Et tavaliselt on templite juures suured turud, et see turg on neil nagu idamaa kohal või lõunamaa koha peal. Selline elustiil ja nagu religioon natukene, et siin tegelikult on asjad natuke kallimad, kui minna kuskil superjeebi ja supermarketisse. Eestis on ka turul asjad kallimad. Igal pool on, aga ikkagi, et siin käiakse ja ostetakse sellepärast lihtsalt, et see tullakse nagu aega veetma ka. Elustiil ja aja veetmise vorm. See on nagu naljalt ikka ei ole nii, et käin supermarketis ja ostan, et iga turu peal. Siin on nii palju valmis toitu, mis on ääretult odav ja ääretult maitsev. Ja siis jah, ja kõike väga-väga rikkalikult ja siin on tohutult ka igasugu riidekaupu ja jalanõusid ja kõiksuguseid võimalikke asju. Aga asjad on siin natukene võib-olla teise järgi, siin tahaks nagu sõpru nekkama, et tere sõber, et kus me kokku saame, kus me ikka kokku saame, turu peal saame kokku, nagu ikka nagu. Eestis, kus sa kokku saad, spordiklubis võib-olla või ei saagi kokku, vaatad telekat lihtsalt. Sellised tohutud virnad, igasuguseid puuvilju, erinevaid kalu, aedvilju, kõik võimalikke ja siis on nad niimoodi manulevad ja lõputsevad siin niimoodi omal moel. Kõik seisavad. Kõik seisid, hakati taimne hümni mängu. Kõik absoluutselt terve turg jäi vait ja seisis täiesti selle koha peal ja selles asendis ka, nagu parasjagu käed oli. Siis on jumal hea, et me seisime koha peal, peaks arugi saada. Kõik jäi vait ja kangestusid nagu tead, keerukujulapsed mängivad. Siin on Tai kuningat ja seda Tai hümni ja väga hoitakse sinna au sees. Kui sa näiteks kinno lähed, siis on seal ringvaate asemel mängitakse hümni seal. Seal vist seisavad kõik püsti nagu mingi 10 minutit ja kuulavad hümni. Hümn on suht pikk siin muide ka. Ja igal pool, absoluutselt igal pool kauplustes, massaažisalongides, restoranid, Tai kuninga, eelmise kuninga pildid, mõnel pool on ka uue noore, tema poja pildid, aga see uus kuningas on natukene paha poiss olnud, ta on natuke uljakas poiss olnud. Ta on selline naist olnud, aga see on lõpus kuskil lõbusa poisi elu ja ta ei tahtnud üldse kuningaks saada ja aga nüüd ta peab seda koormat kandma. See vane kuningas, mis nüüd kahjuks ära suri, jah, et tema oli selline moraalne ja üllas, et ta on igal pool on, kui ta budamungana on pildid temast, kui ta budamunk oli ja siis, kui ta kuningaks sai, kuidas ta loovi pildistas ja ta on selline nagu omamoodi pühak neile nagu, et aga no, vajakoli ta on vigurant. Tõeline vigurant ja Euroopa asjadega harjunud. On pildide peal nii ole juba nende kuninga riietes, eks ole, ja põhvaga, et siis ta nagu ei tunne ennast väga hästi veel, aga küll ta ära harjub, et ta on üsna noor mees. Vaatab, keegi eesti keelest vist aru ei saa, et ta on natuke ätu väljanägemisega, aga küll ta võtab ennast käsile, täna munder on alati äge. Mundrid on siin vägevamad kui isegi Inglise kuningalal. Et nad on sellele väga palju rõhku pannud. Oeh, siin vesi lendas kohe, aga nüüd lähme edasi vaatama. Üks korralik Tai turg ei lähe kunagi mööda ilma trubaduuri või elava muusikut. See on klassikaline Tai muusika, mida nad armastavad, see on selline lõkkelaul kogu aeg. Näete, Tai tantsud on kõik allapoole vööd, ei lähe ükski tants, kõik käivad ainult kätega. Aga kuidagi nad on lapsed ikka kätte saanud, et me ei tea, kuidas nad teavad seda, aga hästi sööke üürilised on nad oma hingelaadit ilmselt. Kõik muusika, mis siin mängib, on selline nagu nukker väike lõkkeke põleb ja siis me laulame sellist, kuidas osalood on nii kurvalt ja nii ilusad. Palvikene kõigub tuules ja ookeani lainekesed randuvad. Siis olin mina vaene poiss ja nägin seda rikast tüdrukut ja siis ma kinkisin talle kõige uhkema kala, mis ma püüdsin ja siis ta süda sulas. Midagi sellist on laulud on. Käisin paadiga mere peal või ookeanil.
no ja kalja, igas suuruses kalja, igas suuruses. Oota, Lauri, mis asjad need on? Kui sa siin ringi käid, nagu siis pead kogu aeg salfreti käes hoidma, siis siin hakkab kohe suu vett jooksma nagu. Aga noh, selles mõttes, et me näitab teile, mis on kõige tavalisem ingredient või kuidas on koostisaine nagu. Kõige tavalisem toit on siin mingi toit seafoodiga ja see seafoodi kõige tavalisem osa on selline tegelane. Selle nimi on squid. Kas see ei näe sul arvatab välja või? Yummy! Tegelikult tohutu maitse, eks ole, igasuguses vormis. Me ei tea, see on siuke küsimus. Ja Lauri ei armasta seafoodi. Ja siin on ka igasuguseid, kõikvõimalikus suuruses krevette, ja noh, valik on niivõrd lõput ja hinnaskaalad on erinevad ja siin on kalja, kuivatatud kala, igasugune kala. Et jah, siuke melune ja nendel meeldib üksteisega koos olla ja siis niimoodi siin käia ja on nii õnnelikud ja muidugi Aasias palju tarvitatakse igasuguseid värvainetega asju, mis muidugi teadupärast ei ole väga tervislik, aga või mis, Lauri? Muide, see on siit näha, kui nüüd vaadata nooremat põlvkonda, kes toitub nagu sellisest, siin on hästi kuulsad, on sellised 7-Elevenid, kus müüakse nagu 100% rämpstoitu ja kõik noored muidku käivad ja söövad seda. Ja nad on 50% kooliõpilased on kõik ülekaalulised siin. Paksukesed, jah. Nii, ja ütleme paksukesed siis, jah. Ju paksukesed, no. Ülekaalulised, aga kui vaatab vanakooli sellist tai inimest, kes sööb põhiliselt kala, seafood ja riisi, see on nagu piits peenik alati. Jah, kes on nagu harjunud selle toiduga. Siin on kohe näha, kuidas modernne lääne ühiskond on nagu hea teo ära teinud ja põlsu ära pand ja kõik on sellised paksukesed, väiksed noored. Siuke tore asi on, et alati on hästi tore taiturul käia tegelikult. Selle meil on kaasas. See on üks Astro. Tuleb minna, et muidu kohe ei ole nagu igas. Lõputud rühmad jälle taaskord kõik võimalikud igasugu lehekesi, mida me ei oska kahjuks kasutada. Aga palju see oskavad ka juba. Aga mis seal ikka? Ilusad õhtud teile ja... Aga mis seal ikka soovida? Sööge ikka rohelist sööge, sest see hoiab teid tervena. Hoiduge suhkrust ja sööge värsket. Nii et turu pealt saab kõike siit. Ja, seda saab mujal ka ja ikka katsume nautida elu ja toitu ja seda, et ta meil laual on.